Jalgadest ilma jäänud kannatanu, silma pussitatud mees, 10 verised näod ja lugematul arvul šokis inimesi, sealhulgas lapsi. Just selline vaatepilt rullus eile lahti Rakvere raudteejaamas, sest õppuse Miljon Miksi stsenaarium nägi ette, et Ida-Virumaalt saabub suur hulk kannatanuid, kes on pidanud oma kodudest evakueeruma. Õppuse eesmärk on teha koostööd tsiviilpartneritega ja läbi mängida olukord, kui meil on ressursid puudu, et kuidas me lahendame evakuatsiooni käigus tekkinud kannatanute edasijaotust. Mastaabil me oleme kaasanud palju koostööpartnereid, meil on mängus Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu Kiirabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Rakvere haigla ja Karel Kiirabi. Stsenaarium hõlmas rongijaama eelkõige seetõttu, et Ukrainas on evakuatsioone palju läbi viidud just rongidega. Ida-Virumaal inimeste evakueerimise eest vastutasid Naiskodukaitsjad ja Päästeamet, kes said koostööd harjutada esimest korda. Naiskodukaitsjad ja Päästeamet vastutavad inimeste evakuatsiooni eest ka kriisiolukorras. Kui tuleb palve Kaitseliidule, siis evakuatsioonirühmad aktiveeruvad ja lähevad appi kohalikele omavalitsustele ja Päästeametile, et panna siis sellised kogunemispunktid ja võtta vastu siis evakueeritavad evakuatsioonibussidest, registreerida neid, vajadusel pakkuda süüa ja saata nad järgmistesse punktidesse. Sündmuste jada sai alguse Häirekeskuse sõnumiga, kus oli kirjas, et rongivagunis on agressiivne noaga mees. Siinkohal tuli mängu politsei, kes pidi ohu likvideerima selleks, et oleks võimalik kannatanutele osutada esmaabi. Ole seal, kus oled. Seisa seal, kus oled. Kus see tüüp noaga oli? Kus seal? Õppuse finiš oli Rakvere haigla, kes teadis vaid ette, et neile saabub umbes 100 väga erinevate vigastustega kannatanut. Nende ülesandeks ei osutada ravi või suunata koostöös Terviseametiga patsiendid teistesse haiglatesse.